Me teame, kuidas baase tuleks vallutada. See nõuab elavjõudu, koordineeritud kampaaniaid. Traditsiooniliselt ei lange baasid enne, kui ründav pool toob väed koha peale. Ukraina pööras traditsiooni pea peale. Kasutades julma ja geniaalset uut taktikat, on Ukraina just võtnud kontrolli alla võtmetähtsusega Vene baasi. See pole lihtsalt tark, see on revolutsiooniline. Seda uut lähenemist uuritakse veel sajandi pärastki. Ükski armee pole kunagi vallutanud baasi ilma ühtegi sõdurit saatmata. Ukraina just tegi seda. See baas on Donetski lennujaam, mida Venemaa on suure osa Ukraina sõjast kontrollinud. See lennujaam on Venemaa jaoks võtmetähtsusega. Aastaid on Putini käsilased kasutanud seda logistilise baasina, mille kaudu liiguvad väed ja varustus, et toetada rinde pealetungi, mis peaks Donetskit halvama. Lennujaam on ka droonide baas. Venemaa mehitamata õhusõidukeid hoitakse ja lastakse õhku sellest lennujaamast, muutes baasi oluliseks Ukraina vägedele surve avaldamiseks ja Ukraina linnade pommitamiseks Putini terrorikampaania raames. Sõjakurjategija sai just valusa äratuse. Donetski lennujaam on nüüd Ukraina tulekontrolli all. Seda teatas Ukraina esimene eraldiseisev mehitamata süsteemide keskus, mis kirjeldas Ukraina poolt just läbi viidud operatsiooni kui esimest omataolist operatsiooni kaasaegses ajaloos. Ukraina ei saatnud sõdureid Donetski lennujaama ründama. See oleks olnud rumalus. Need väed oleksid pidanud tagasi vallutama sadu, kui mitte tuhandeid ruutkilomeetreid territooriumi ainult selleks, et valmistuda suureks lahinguks lennujaama pärast. Traditsioonid visati aknast välja. Selle asemel jäid Ukraina droonioperaatorid tahapoole ja lasid lennujaama pihta laine järel halastamatut metalli. Kunagi tugevalt kindlustatud lennujaam on nüüd Ukraina kontrolli all. Sõdureid maapinnal ei ole, kuid droonid on taevas ja need takistavad Venemaal Donetski lennujaama kasutamast Ukraina kahjustamiseks. See on murranguline muutus Ukraina jaoks. See muudab kõike, mida me teame olukorrast Donetskis ja Putini tulevikuplaanidest selle sõja jaoks. Aga enne, kui me sellesse kõigesse süveneme, peame käsitlema seda, mida Ukraina Donetski lennujaamas tegelikult teeb. Esimene eraldiseisev mehitamata süsteemide keskus annab meile ülevaate Telegrami postituses, kus selgitatakse, kuidas Ukraina suutis saada baas tulekontrolli alla ilma ühtegi sõdurit võitlusse saatmata. Meie ründedroonide operaatorid hävitavad stardiseadmeid, transpordivahendeid ja kõrvaldavad meeskondi otse lennurajal. Samal ajal jahime süstemaatiliselt vaenlase mobiilseid tulegruppe ja õhutõrjet, mis sunnib vaenlast lende tühistama, ütles keskus. Tõlkes tähendab see, et Ukraina tabab kõike. Venemaal pole vastuseid. Ukraina eesmärk on siin vähendada Venemaa operatiivvõimekust baasis nii palju, et Donetski lennujaam muutub kasutuskõlbmatuks. Siin on paralleele Ukraina Musta mere kampaaniaga. Selles kampaanias polnud Ukrainal sõjalaevu, mis oleksid võimaldanud Venemaaga traditsioonilist mereväelahingut pidada. Nii valis Ukraina teise tee. Kasutades rakette ja droone, hävitas Ukraina Musta mere laevastikku süstemaatiliselt kaugelt, hävitades kolmandiku sellest ja sundides Venemaa laevad taanduma nii kaugele okupeeritud Krimmist kui võimalik. Nüüd on Ukrainal võime sihtida õhutõrjesüsteeme ja olulisi sõjalisi objekte kogu Mustal merel ja Krimmis. Seda hakkamegi nägema Donetskis ja see ajab Putinit marru. Iga stardisüsteem, mille Ukraina droonid hävitavad Donetski lennujaamas, on süsteem, mida Venemaa ei saa enam kasutada droonide saatmiseks Ukraina territooriumile. Transpordivahendite ja personali hävitamine lennujaamas on märk sellest, et ükski koht lähitagalas ei ole enam turvaline. Need on ressursid, mis peaksid varustama rindeliine, kuid nad ei saa seda teha. Need on hävitatud. Kütusautod, laod, inseneritehnika, kõik see on vajalik pealetungiks Donetski suunas, kuid kõik see hävib, kui Ukraina hävitab Venemaa loodud lennuvälja tugivõrgustikku. See ei puuduta ainult tulekontrolli, vaid eesmärk on muuta Donetski lennujaam Venemaa jaoks nii ohtlikuks kohaks, et neil ei jää muud üle, kui taanduda ühest peamisest baasist, mille nad on okupeeritud aladel loonud. Musta mere laevastik teab, mida see tähendab, kuid nad ei saa muud nõu anda, kui põgeneda. Ja kui kellelgi on kahtlasi Ukraina väidete õigsuses, siis esimene iseseisev mehitamata süsteemide keskus on need kahtlused hajutanud. Kuidas? Keskus ei väida lihtsalt, et neil on tulekontroll, vaid nad tõestasid seda kaadridena, mis näitavad üht rünnakut teise järel Donetski lennujaamas. 2-minutiline video on näide sellest, kuidas purustatakse üks Venemaa kõige olulisemaid baase. Korduvalt näeme vaateid, mis on filmitud Ukraina keskmaa droonidelt, kui need sihivad sõidukeid, sõjalisi vahendeid ja sõdureid. Donetski lennujaamas ei ole enam ühtegi turvalist kohta. Tundub, et ka õhutõrjesüsteemid ei suuda Ukraina droonide vastu midagi ette võtta. Nüüd on jäänud vaid üks asi. Teadmine, et lendavad katastroofid võivad igal hetkel taevast alla laskuda ja rünnata.
Venemaa ei saa Donetski lennujaamas tegutseda, teades, et Ukraina droonid on alati valmis ründama. See, mida me siin näeme, on täpselt see, mida esimene iseseisev mehitamata süsteemide keskus väidab. Maailma esimest sellist juhtumit uuritakse veel aastaid. Asümmeetriline lähenemine baaside neutraliseerimiseks ja nende muutmiseks vaenlase jaoks kasutuskõlbmatuks. Serhii Hodjenko, kelle kutsung on Falco ja kes on selle ainulaadse operatsiooni planeerimises osalenud komandör, selgitab. Tulekontroll Donetski lennujaama üle on näide asümmeetrilisest operatsioonist, kus suhteliselt väikesed jõud häirisid vaenlase operatiivstrateegilisi plaane, kuulutab Hodjenko. Ukraina hävitab tõhusalt iga viimasegi infrastruktuuri osa, mille Venemaa on Donetski lennujaamas üles seadnud. See varustus paneb baasi tööle. Ilma selleta on Venemaal lihtsalt mõned lennuväljad ja angaarid, mida ta ei saa kasutada ilma, et need õhku lastaks. Putin loodab ajutisele leevendusele. Tema ja ta kindralid vaatavad varasemate rünnakute poole Donetski lennujaama vastu ja loodavad, et see, mida Ukraina praegu teeb, sarnaneb nende löökidega. Märtsis kasutas Ukraina Storm Shadow rakettide või Scalp-tüüpi rakettide ja USA päritolu ATACMS-i kombinatsiooni, et tabada lennujaama, kahjustades Shahed droonide stardiplatvormi. Enne seda, nii 2025 aasta novembris kui ka detsembris oli Ukraina rünnanud droonide ladusid Donetski lennujaamas. Nii et pole nii, et Ukraina poleks seda olulist Vene baasi varem tabanud. Aga seekord on asi teisiti. Need varasemad rünnakud olid üksikud, kahjustavad, jah, kuid Venemaa teadis, et kui rünnak läbi saab ta Donetski lennujaama kasutamist Ukraina kahjustamiseks jätkata. See pole enam nii. Ukraina strateegia on arenenud. Kui varem oli strateegiaks Venemaale näkku virutada ja siis taanduda, siis nüüd on sellest saanud pöörane rünnak, kus kaitsetu Donetski lennujaama pihta loobitakse järjest tugevaid lööke. Need pole enam üksikud rünnakud, need on süstemaatilised, läbimõeldud. Korduvalt ja korduvalt ründab Ukraina lennujaama. Üks võtmelahinguvälju Donbassis on Venemaa kontrolli alt välja langenud. Lennujaam, mis on olnud Ukraina võitluse varajane sümbol alates sellest, kui Venemaa 2014 aastal oma agressioonikampaaniat alustas, ei ole enam turvaline. Venemaa on suutnud Donetski lennujaama kontrollida üle 10 aasta. Nüüd see enam nii ei ole. Mitte kaua aega tagasi tundsid okupandid end seal turvaliselt ja kavandasid meie linnade vastu terrorirünnakuid. Nüüdsest oleme muutnud Donetski lennujaama vaenlasele lõksuks, seisab esimese eraldiseisva mehitamata süsteemide keskuse avalduses. Donetski lennujaam ei ole lihtsalt lõks. Sellest saab põrguväli, sest Ukraina ei kavatse peatuda. Tulekontroll on kehtestatud. Nüüd on Ukraina jahil. Aga enne kui räägime, mis edasi saab ja miks see, et Ukraina teeb taas maailmas midagi esmakordselt, on selles sõjas nii suur mängumuutja, tuletame kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu, et ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Esimese eraldiseisva mehitamata süsteemide keskusavaldus lõppes kõhedust tekitava ähvardusega. Te ei saa end peita ega kaitsta. Ukraina tõestab juba praegu, et see väide ei ole lihtsalt tühikargamine. Kui tulekontroll on saavutatud, jahivad Ukraina droonid Donetski lennujaamas kõike, mis on seotud Venemaaga. Tulegrupid, kes peaksid Donetski lennujaama kaitsma, peavad nüüd tegelema Ukraina droonidega. Sama kehtib ka Venemaa mobiilsete õhutõrjeüksuste kohta, mis ei suutnud kuidagi takistada rünnakulaineid, mis andsid Ukrainale tulekontrolli. Ning nüüd hävitatakse neid, et veelgi rohkem Ukraina droone saaks saabuda ja muuta lennujaama venelaste jaoks tõeliseks põrguks. Lennutegevus juba tühistatakse. Donetski lennujaama tegevus piiratakse, kuna Ukraina droonid kujutavad pidevat ohtu. See on Ukraina poolt geniaalne ja halastamatu. Kõigepealt kehtestas Ukraina droonipõhise tulekontrolli. Nüüd kasutab ta neid samu relvi, et tagada selle kontrolli püsimine. Putini jaoks on see tema plaanide jaoks Donetskis kohutav. Ukraina on jõudnud punkti, kus ta suudab süstemaatiliselt kahjustada Donetski lennujaama infrastruktuuri ja Venemaal pole suurt midagi teha peale selle, et vaadata, kuidas olulised objektid õhku lastakse. See on õudusunenägu Putinile Donetski rindel. Nagu Medusa teatas, 6. juunil üritab Putin endiselt väita, et Vene väed liiguvad edasi igal rindel. Putin valetab. Pealetung Kramatorskile, mis on üks Donetski kindlusvöö linnadest, on praktiliselt seiskunud. Nüüd ütleb Medusa, et analüütikute hinnangul suudab Ukraina tõenäoliselt hoida linna enda käes kuni 2026 aasta lõpuni. See pole just eriti hea Putini jaoks, arvestades, et tal on olnud Donbassi täielikuks kokkuvarisemiseks tähtajaks september 2026. Donetski langemine on selle kokkuvarisemise toimumiseks hädavajalik. Ja praegu tundub, et Venemaa ei suuda isegi ühtegi 4 kindluslinna vallutada, mida tal selleks aastaks vaja oleks. Mõtle nüüd, mida tähendab Ukraina tulekontroll Donetski lennujaama üle Venemaa jaoks. Ukraina ei kavatse peatuda.
Järgmisena on päevakorras kõikide Venemaa poolt baasis üles ehitatud asjade süstemaatiline hävitamine. Ukraina jätkab jahti halastamatult ja peatamatult. Droonid lendavad ja taristu põleb, kuni lennujaamast pole enam midagi alles. Ühel või teisel viisil Ukraina võidab, kas droonid hävitavad kõik või Venemaa taandub. Siin pole Putini jaoks ühtegi head stsenaariumi. Rindel tunnevad Putini väed valu. Need väed surevad juba praegu rekordarvudes, et saada vaid väiksemaidki maatükke. Mai oli eriti halb kuu. The Guardiani andmetel hõivas Venemaa mais vaid 14 ruutkilomeetrit Ukrainast, hoolimata sellest, et rünnakute arv kasvas 37,5%. Nende tühiste saavutuste eest ohverdas Venemaa üle 30 000 oma sõduri, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi juunis avaldatud avalikus kirjas Putinile. Nendest kaotustest moodustavad 63% surmad ja vaid 37% vigastused. Selline on olukord praegu. Kui lisada siia veel see, et Ukraina kehtestas Donetski lennujaama üle tulekontrolli, siis on see Vene sõdurite jaoks rindel tõeline õudusunenägu. Nad ei saa enam droonide toetust. Donetski lennujaama stardikohad hävitatakse. Reservid ja varustust ei saa enam lennujaama kaudu liikuda, jättes Putini käsilased pelgaks kahurilihaks. Isegi kui Venemaa leiab alternatiivseid marsruute, põhjustavad Ukraina jõhker strateegia ja viivitused selle, et need alternatiivid ei tähenda suurt midagi nendele sõduritele, kellele antakse käsk rünnata Ukraina positsioone Donetskis. Numbrid lähevad siit edasi ainult suuremaks ja ükski neist ei teota Putinile midagi head. Juba niigi aeglane edasiliikumine peatub täielikult. Ja see toob meid kenasti selleni, miks see kõik Ukraina sõja jaoks oluline on. Keskendume droonidele. Ukraina ei teinud Donetski lennujaamas midagi maailmas esmakordset niisama. Kogu mõte oli purustada oluline logistikasõlm, mis on osutunud järjest tähtsamaks Venemaa strateegias kasutada droone Ukraina kaitsepositsioonide ja linnade vastu. Siiski on lennujaam viimastel kuudel muutunud Venemaa jaoks üha olulisemaks droonikeskuseks. Märtsis teatas Militarni, et Venemaa oli alustanud ehitustööd Donetski lennujaamas. Ehitati uusi angaarid, mis tõenäoliselt on mõeldud Venemaa droonide hoiustamiseks. Satelliidifotod näitasid, et ühes kohas oli ehitamisel 11 uut hoonet. Ja teises kohas, lennujaama C1 ruleerimistee lähedal ehitati veel üht rajatist, mis võis olla mõeldud Venemaa droonide stardiplatvormiks või garaažiks. See töö algas mitte juhuslikult pärast neid Ukraina raketirünnakuid, mida me varem mainisime ja mis hävitasid mitu Venemaa droonide hoiukohta lennujaamas. Ja see näitab meile, et Venemaa oli lennujaamas endiselt väga aktiivne vaid mõned kuud enne seda, kui Ukraina saavutas tulekontrolli. 2. juuniks oli Venemaa loonud üle 130 varjualuse ja garaaži spetsiaalselt droonide jaoks. Teised rajatised olid veel ehitamisel, kui Ukraina saatis sinna oma droonid. Ärge alahinnake, kui olulised on droonirünnakud Putini strateegias Ukraina suhtes, kuna tema sõdurid ei suuda maismaal märkimisväärselt edasi liikuda. Putin on üha enam tuginenud Shahedi droonidele, et põhjustada Ukrainale kahju nii tagalas kui ka rindel. Mai oli selle täiuslik näide. France 24 teatas, et Venemaa tulistas mais Ukraina pihta 8150 drooni. See oli kuu rekord, mis järgnes mitmele teisele rekordilisele kuule. Ukraina tegi head tööd Venemaa droonirünnaku tõkestamisel, tõrjudes 91% välja lastud droonidest, teatab sama väljaanne. Kuid nüüd näeme Donetski lennujaamas, et Ukraina kasutab teistsugust lähenemist. Droonid hävitatakse endiselt õhus, kuid kui Ukraina suudab hävitada allika, muutuvad Venemaa droonid väiksemaks probleemiks. Donetski lennujaamast oli saanud Venemaa jaoks peamine droonirünnakute allikas. Nüüd muudetakse see kasutuks, kuna Ukraina tulekontroll sunnib Venemaa väed nii kaugele taanduma, et nad kas ei saa enam droone välja lasta või peavad neid välja laskma väiksemas mahus, sest neil pole enam kindlat stardipaika. Igal juhul on see võit Ukrainale. Kui vaadata seda laiemalt, siis näeme ka, et Ukraina kampaania Venemaa logistilise selgroo vastu on jõudnud uuele tasemele. See kampaania on juba viimastel nädalatel põhjustanud Putinile suuri probleeme. 30. mail teatas BBC, et Ukraina sõjavägi on hakanud kasutama tehisintellektil põhinevaid droone, et rünnata Vene varustussõidukeid, millest paljud sõitsid mööda marsruute, mis ühendavad Venemaad okupeeritud Krimmiga. BBC kinnitas 14 rünnakut, kuid neid on olnud palju rohkem. Ukraina on okupeeritud aladel loonud tõelise tee põrgusse, pommitades halastamatult RR280 maismaa koridori Venemaa ja Krimmi vahel. Logistiline blokaad, nagu Ukraina seda nimetab, on käimas ja see teeb Venemaale kogu rindel haiget. Donetski lennujaam on lihtsalt veel üks näide sellest blokaadistrateegiast. Nüüd, kui Ukrainal on keskmaadroonid ja ta usub oma kindlustuste ning tapatsoonide tugevusse rindel, saab ta keskenduda Venemaa tagala kahjustamisele. Pea meeles, et Venemaa on siin sissetungija.
tal on vaja, et tema logistiline võrgustik töötaks võimalikult tõhusalt, et Ukrainat survestada. Kui sellised sõlmpunktid nagu Donetski lennujaam satuvad Ukraina tulekontrolli alla, hakkame nägema, kuidas Venemaa kaotab rindel kontrolli. See ilmneb juba erakordselt aeglases edasitungi tempos, mida me juba mainisime. Aga praegu ei lähe Putinil miski plaanipäraselt. Ukraina saavutab oma droonidega tegusid, mida uuritakse veel aastaid ja teeb seda Krimmis, Donetskis ning isegi Venemaa sees, nagu nägime Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi eelõhtul, kui Ukraina saatis droonid ründama naftaterminale ja rajatisi Putini kodulinnas, tuletades meelde, et sõda tuuakse endiselt väga jõuliselt Venemaale. Kõik see tekitab Putinile veelgi suurema probleemi, kui Donetski lennujaama kaotus ise viitaks. Venemaa liidril hakkavad valikud otsa saama, mis tähendab, et ta kaotab mõjuvõimu. Valikute osas saab Ukraina tulekontroll Donetski lennujaama üle olema veel üks oluline tegur praeguse ummikseisu, mis mõjutab Vene armeed maapinnal. Kui tema vägesid purustatakse, on Putinil oma arsenalis alles vaid droonid ja raketid. Seetõttu oleme mais näinud rekordarvu droone, mis on Ukraina pihta välja lastud. Kuigi üle 90% neist droonidest suudetakse alla tulistada, peab Venemaa neid välja laskma nii massiliselt, et oleks üldse mingigi võimalus Ukrainale kahju teha. Viimastel kuudel on Putini väed samal põhjusel hakanud rohkem tuginema ballistilistele rakettidele. Aga see ei ole jätkusuutlik strateegia. Venemaa seisab juba silmitsi õhutõrjerakettide nappusega, kuna neil on raskusi piisava hulga kaitserakettide tootmisega, samal ajal kui nad peavad toime tulema lääne sanktsioonide surve ja Ukraina kaugmaadroonide rünnakutega. Ballistiliste rakettide osa suurendamine oma kaugmaa strateegias võib Venemaale lühiajaliselt kasu tuua, kuid see tähendab ka seda, et Putin kulutab varusid, mida ei ole lihtne taastada. Kui need varud otsa saavad, naaseme taas väiksema arvu raketilaskmiste juurde, samal ajal kui Ukraina jätkab Venemaa tagala halvamist. Lõppkokkuvõttes tähendab see, et Putinil puudub igasugune mõjuvõim. Ta ei saa Ukrainas saavutatud edusammudega kiidelda, sest neid lihtsalt ei ole. See, et ühe kuuga vallutati vaid 14 ruutkilomeetrit, näitab, et Venemaa pealetung laguneb. Ukraina jätkab tagala järjest tugevamat ründamist. See, et Donetski lennujaam on tulekontrolli all, haavab Venemaad, kuid Ukraina keerab noa haavas, kui tungib sügavamale Donetskisse ja jätkab oma Krimmi kampaaniat. Putin tahab, et maailm usuks, et Ukraina on nõrk. Aga tõendid on kõigile näha. Mitte ainult ei ole Ukrainal veel palju võitlusjõudu alles, vaid ta muutub sõja võtmevaldkondades ka tugevamaks. Ärge saage meist valesti aru, Putin räägib edasi nii, nagu Venemaa võidaks sõda. Ta ei pruugi isegi mõista, et olukord on Venemaa jaoks sama halb kui Donetskis. 5. juuni raportis tõi Sõjauuringute Instituut välja, et Putin keeldub rahuläbirääkimistest, kuna usub, et Venemaa võidab lahinguväljal. Need väited ei ühti tegelikkusega, mis viitab sellele, et tema sõjaväeülemad annavad Putinile valeinfot tema vägede olukorra kohta Donetskis. Putin ei pruugi isegi teada, et Ukraina hoiab Donetski lennujaama tulekontrolli all. Ta on kogu oma karjääri jooksul ümbritsenud end ja-meestega, kes on nüüd liiga hirmul, et anda Putinile vajalikku äratuskõnet. Samas jätkab Ukraina oma õhuvõimekuse laiendamist. Mereväe laevad, raudteetaristu, õhutõrje ja nüüd ka terved lennujaamad on Ukraina sihtmärkideks. See on murranguline muutus, mille on toonud uue põlvkonna keskmaa ründedroonid. Putin ei pruugi sellest teadlik olla. Ta võib jätkata rünnakute käskimist, just kui tema kogu sissetung poleks lagunemas, kuid lõpuks pöördub see kõik Venemaa vastu. Me näeme juba reaalajas Putini kevad- ja suve pealetungi läbikukkumist. Aga nüüd, kui Ukrainal on olemas plaan baasile tulekontrolli loomiseks ainult droonide abil, läheb Venemaal olukord ainult hullemaks. Donetski lennujaam on alles alguspunkt, järgmisena kogu Vene tagala. Ja järgmisel korral, kui Ukraina otsustab Donetskis rünnata, võib ta kasutada täiesti uut relva, mis on olnud võtmetähtsusega riigi keskmaa strateegias Krimmis. Morrigani droon on kohal. Inspireeritud Geldi sõjajumalast halvab Ukraina droon Venemaa Krimmi logistikat ja liigub üha lähemale poolsaare vabastamisele. Vaata lähemalt meie videost. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha, kuidas Ukraina pöörab aastal 2026 sõjakäigu Venemaa kahjuks. Aitäh vaatamast!